Tervist! Meie siin saates Baltasaarist. Tere! Šergo, AK Küüslauk. Jälle, Küüslaugu vägi kuningas. Täpselt nii. Nii, ja mis täna teeme? Nagu ma aru saan, sinul on antud Max Moritsa suitsupeekon, mõnus tükk ja Maarja verivorstid. Sa tead, Sergi, et nende verivorstidega on niisugune asi, et okei, et siin on suitsulihatükid sees. Ja seda sa tead nagunii. Aga sa kas seda tead, et ostes selle ühe paki poest, siis 50 senti läheb Maarjaküla toetuseks iga paki pealt. Päris hea. No, jõulude aeg, hea tegevus, minu meelest super ruks mõte. Iga paki pealt, mis ostate, 50 kopikat Maarjaküla toetuseks. Ja vasse kuusse verivorstid. Kasutage rohkem, siis me aitame. Täpselt nii. Ja minul on niisugune vahva toode, võro verikäkk. Aga mis sa teed enda? Sünnitame uue eestipärane hamburgeri, ütleme, hot dogi. Hot dogi, Eesti hot dog. Ja, ongi, et palju õnne Eesti hot dog. Et teen niimoodi lihtsalt, teen hästi lihtne toit, hautan kapsas, värskes kapsas, võtan tumeda õluga ja tumeda suhkruga. On ingverile sarnased asjad. Ja, aga siis lihtsalt hautan kapsas ja teen sellest nagu hot dogi, ongi lihtne. Et ütleme, me ei hakka täna jalgratta välja mõtlema, et teeme mingid lihtsamad asjad, mis saad 5 minuti jooksul kodus kokku keerata. Okei, selge. Ja mina teen siis sellest verikäkist, ma lõikan siit õuksed viilud, panen ahju, teen chipsid. Ja siis on mul siin küpsetatud kartul, sellest teen niisuguse kartulipüree. Ja serveerin siis selle verikäki chipsid, küpsetatud kartulipüree ja hapukoore kodujuustu rohelise sibula kastmega. Ma arvan, see on väga vahva kuskil lõuna ajal võtta seda. No niisugune eelroaks. Hästi kerge. Aga nüüd ma lõikan lihtsalt... Vaata, et sa näppu ei lõika. Plaastreid ei ole. Kui ma saan sulle otsa vaadata ja ka lõigata. Et ma arvan, me oleme piisavalt juba niimoodi täiskasvanud vanad kokkad, et... Nii, kapsa jaoks ma kasutan seda peekoni ka. Et lõiksan peekon viiludeks, annab seda hea suitsumaitse, rasvamaitse, seamaitse, Max Moritsa maitse. No need, hakkab tulema. Ja praeme alguses peekon koos sibulaga, lisame kapsas, lisame fariinisuhkru ja lisame jõuluporterid. Ja siis autame kuskil pool tundi kuni 40 minti. Ja ütleme, kapsas tuleb välja hästi ilusa kollase värvi ja siis pärast serveerime seda hot dogi. Tegelikult võib teha mitte hot dogi, võib hamburgerit teha ja iga iganes. Ma lõikan pikapidi lahti, panen sinepi ja ketšupi ja siis panen kinni seda koos vorstiga. Tuleb Eesti moodi hot dog. Selge. Nii. Mis sa ootad? Viska oma chipsid ahju. Sul läheb sellega aega. Ma ei hakka siin pärast ootama, kui sinu chipsid saavad valmis. Nii. Sellega on päris niisugused keskmise suurusega ribad, nagu nimel sulavad ära kõik panni peal. Või isegi me ei tee kohe seda panni peal. Me paneme kõik järjest potti. Et umbes niimoodi, kui kodus teete mingid puljašid või mingid kasmid, arge kasutage mingi 100 pannid ja järjest lõpp. Tulemus on teil niisugune köög on rasvane ja must ja ainult tuleb üks pott kaste tuleb välja. Aga teeme kõike ühtes potis. Leidsin siit hirmus laheda küpsetuspaberi ja panen need chipsid siia vahele, tulevased chipsid. Aga siis põhimõte on see, et tal peab mingi raskus peal olema, et need ennast kaardu ei tõmba. Ja selle jaoks kasutame teist panni. Ja lihtsalt hopla. Ja lähebki niimoodi ahju. Täitsa chipsid jaos. Lihtne. Nii, nüüd oled siin selle... Kuule, põhi me tegime valmis juba, ütleme... Siin on sibule peekon, jah? Ja sibule peekon ja panin niimoodi piisavalt võit. Et mis toit ilma võited on siis? No ei, muidugi. Nii, siis saab viisata mulle neid kapsaid.
panen sinna poti sisse kohe, jah? Jaa. Siis on järjest läheb fariinisuhkur. Võib kohe panna, jah? Jaa, no selles koguses pool kuskil. Kõvaks tõmmanud kergelt. Nii, ja siis Õlu. natukene praeme ära seda kapsas, et ta võtab natukene pruuniks ennast. Päris porter. Ei ole Coca-Cola. Ma just tahtsin öelda Coca-Cola, on lihtsalt... Mõnus, tume õlu. Nii, ja siis läheb õlu sisse. Muidugi võib kasutada natukene mett veel, et see porter meiega hästi sobivad kokku. Ja vorstid paned... Vorstid ma viskan lihtsalt ahju. 15 minutit, 20 minutit Jaa. ahjus, need on niisugused... Enne ma natukene valmistan need hotdogi sajad. Pikupidi määrin mingid Põigu kokku maitse... ja põi pealt üle. Jaa. Et tegelikult tšipsid on ahjus Ja. ja meil läheb mingi 10-15 minti ja me paneme tuld. Nii, verivorstid siis me paneme ahju kuskil 10 minutiks. Ja sama aega siis tegutseme edasi, valmistan juba saiad ette ja siis ma arvan, kapsas tuleb ka sama aega valmis. Okay. Et meil rohkem pole liigutus, pole vaja teha. Nii, ja mina sama aeg siis teen kodujuustukaste, siis on kodujuust. Siin on mul hapukoor, kuhu on sisse sägatud natukene küüslauku. Ja pakin siia sisse ka hästi vähekene rohelist sibulat. See tuleb sulle nagu kodujuustusalat. Jah, täpselt, või noh, niisugune kastesalat, Ja. kodujuustu tartar, ma ei tea. Kas iga mõtleb endale oma nimi? Ja täpselt. Mina sama aega määrin lihtsalt saia. Ütleme nagu meil harjunud kõik verivorstid süüa pohlasalatiga ja siis sinepiga. Ma arvan, nad täitsa sobivad ilusti kokku. Et ütleme, see on saia ette valmistunud valmis. Pärast mingi roheline peale, vorst vahele ja läheb kõik tardikule koos kapsaga. Ütleme, kõrval ma pakun teil veel jõuluporteri ka üks klaas. Nii, ja mul siin küpsetatud koorega küpsetasin kartuli ära, koorisin ära, siin natukene on altuurat tehtud ja segan ka siis hapukoorega, see on niisuguse salati. Kartul võib ka olla soe, aga võib ka külm olla. No. Ja siia siis panen ka veel selle sibulast rohelise osa sisse maitseks. Natuke tahab veel hapukoort saada. Pane julgeme hapukoore tee pahaks üldse. Ei, kus see Tuleb on? hapukoor kartuliga sul, mitte kartul hapukoorega. No nii. Nii. Veel kasutan. Mul on siin roheline salat, romään, selle lõikan peenikesteks ribadeks. Ja siia veel panen natukene sibulat ja natukene tomatit. Nii. Ja sibulast siis siit. Niimoodi. Peenikesed, natukene. Võtab küll. Tomatist kasutame siis ainult viljaliha. Siit võtame see tseemne osa välja. Viljaliha lõikame ka veel õhemaks. Ja ka peened ribad. Nii. Ja mul on vorstid täitsa ilusti valmis, siis mis ma teen? Sätin natukene rohelist peale. Nii. Ütleme... Oho. Ongi Eesti hot dog. Mis on Joolemus. siis? Jah. Nii, siis tuleb meie kapsas. Kui teil vedelik saab otsa selles kapsale, siis pole vaja karta juurde panna. See ikka teeb mõnusas. Nii. Nii.
väiksed punased käpid peale. Noh, väike jõulunauding. Nii, mina tegin siis verikäkid, sipsid, kerge kartuli niisuguse salatiga, ahjukartuli salatiga. Miks meie toidud ei soovi? Aga see selleks. Sellised olid meie toidud ja lihhideni! Lihhideni!